Tere tulemast taas, on ees ootamas Pärnumaa podcasti 45. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna me räägime hästi palju muusikast ja ilmselt ka lavastuste vaatamise kirest. Aga õigesti järge mööda. Tere tulemast, Marge Lumisalu. Tere kõigile. Alustame siis muusikast. Sobib. Aga alustame võib-olla kohe täitsa kaugelt. Sinu teekonnast muusikasse. Kuidas see alguse sai? No eks ikka lapsepõlvest nagu kõigil tõenäoliselt, kes muusikaga kokku on puutunud. Kuigi minu peres ei olnud muusikuid, et ei ole sellist klassikalist võib-olla muusikuks kasvamise lugu, et ema isa olid muusikud ja kodus mängiti pilli. Aga mu ema oli ikkagi meeldis muusika, kodus oli plaadimängija. Oli olemas Sofia Rotaro plaadid, oli olemas Anne Veski plaadid ja kõik selline ilus muusika, mida siis kuulati. Ja mis mulle lapsepõlvest on jäänud meelde, kuidas ema mängis kitarri. Et see oli nagu väga selline südantsoojendav, et sõjaaja naine, elanud väga rasked ajad üle. Peres oli neil siis 7 last ja hoolimata kõigest nendest raskustest ja töödest leidis vanaema aega ja tahtmist mängida kitarri ja laulda. Et see on minu üks sükestest lapsepõlve mälestustest. Aga siis käisin ma Tootsi lastes, Tootsi koolis, seal oli mul suurepärased õpetajad, kes mind siis muusikuteel juhendasid. Meil oli lasteaias oli üks Raili nimeline muusikaõpetaja, kes oli selline tore ja siis eriti tore oli meil muidugi see rühmaõpetaja Inga, kes oli selline organisaator ja selline särav inimene, kes oli mulle väga suur eeskuju on siiamaani. Põhikoolis ma mäletan, kui tuli, ma äkki 7. klassis tuli muusikaõpetajaks Reine Tapp, keda me siin Pärnus teame, et tema oli selline noor ja väga energiline ja äge õpetaja, kes julges, see oli selline vene aja lõpp, julges siis tuua lastele ette ka inglisekeelseid laule, mis tol ajal ei olnud nagu väga tavapärane, et laulsime seal Rod Stewardit ja igasuguseid selliseid poplugusid, käisime laulupeol ja sealt edasi siis viis tee mind Pärnu teise keskkooli, kus oli muusikaõpetajaks Mari-Gret Fridolin, jälle suurepärane näide, et hästi palju sõltub õpetajast, kes sinu teele satuvad, et tema see kirg muusikasse ja me olime küll reaalklassis, aga ta pani kogu klassi ikkagi laulma ja tegi koori ja ansambleid ja asju, et hästi-hästi äge. Ja sealt edasi läksin Viljandisse, kultuurikolledžisse, kus siis sattusin Evald Raidma käe alla laulma. Nii et jällegi suur tänutunne Evaldi ees, et selliste ägedate õpetajate juures on mul võimalik olnud õppida ja nendelt siis saada seda kogemust, et mitte see, et sa pead olema nagu hullult parem teistest, vaid see, et kuidas ise nagu muusikuna ja inimesena kasvada, et mida see muusika annab ja see on hästi suur tänutunne nende suhtes. Mida muusika annab? No ta annabki seda elu mõtet või sellist nagu hingerahu või hingepidet, et ükstapuha, mis sul elus võib olla rasked hetked, aga kui sa paned ikkagi sellel hetkel sellise muusika peale, mis sind kõnetab, siis see aitab nagu väga-väga palju. Sa saad oma nutetud, naerdud, ühelt poolt võib see sind rahustada, teiselt poolt võib see sulle energiat anda, et maailmas on ju nii palju muusikat ja tänapäeval on ju kõik ju ühe hiirekliki kaugusel, et ütleme vanasti sul oli see, et polnud ju interneti, siis sa pidid omama kas vinüülplaati või hiljem siis neid kassette, et tänapäeval sa lihtsalt võtad YouTube'i või Spotify lahti ja sul tuleb rohkemgi veel, kui sa tahta oskad, et ole ainult meister ja pane õige otsingusõna sisse, et sa sealt leiad siis selle muusika, mis sulle just sobib või kõnetab, aga lihtsalt seda võimalust lasta muusikal ennast parandada, ennast turgutada on nagu väga palju. Oskad sa praegu niimoodi puusalt öelda ja meelde tuletada, et mis on viimane Spotify otsing muusika mõistes, mis sul võiks telefonist välja tulla? No minul on tihtilugu tööst lähtuvalt see, et mul lauluõpilased tulevad erinevate soovidega ja siis ikkagi paratamatult mina kõiki neid noorte pop artiste ei tea, ei tunne, et siis
kui tuleb õpilane mingi looga, siis me ikkagi alati kuulame ja siis ma vahest vaatan, ohoo, päris huvitav artist ja vaatan teda, kuulan teda siis veel teisigi lugusid ja et näiteks aastaid tagasi mäletan, et kuidas ma avastasin näiteks Jacob Collieri, et ise polnud veel jõudnud selleni, aga juba ta oli seal tegemas ja toimetamas ja siis minu tänu oma lauluõpilasele siis sain ka mina temaga tuttavaks. Kui eredalt on meeles sul enda esimene esinemine või milline sinu enda esimestest esinemistest sulle kõige paremini meeles on? Mul nagu päris esimest esinemist niimoodi ei olegi, ma mäletan, et ema on rääkinud, et Tootsis oli mingi kontsert, kus ma seal, ma ei tea, 3, 4, 5 aastaselt olin laulnud. Et aga ma ei tea, nii palju kui ma ennast mäletan, kogu aeg olen ma laval olnud, et nii kui vaja jälle kuskil midagi, siis olen laulnud ja kuidagi see on nii loomulik osa. Mis on sinu enda sellised lemmikud kaasa laulmise palad, et näiteks ma ei tea autosõidul või mis iganes, et igal ühel meist on sellised laulud, mis vahepeal nagu kuidagi kõnetavad ja mõtlen, et täna ma tahaks seda kaasa ümiseda, siis otsin Spotify'st välja, mõtlen, mis on sinu sellised nagu kaasa ümisemise laulud? Mul ei olegi võib-olla sellist ühte või paari kaasa ümisemise laulu, mul on kuidagi see, et mina olen see vanakooli inimene, kes tahab nagu CD-plaadi pealt, et kui ma lähen, tean, et mul on autoga näiteks pikem sõit, siis ma lähen oma plaadiriiuli juurde ja siis ma mõtlen, et nii, mis tunne mul täna on, nii täna kuulaks näiteks, ma ei tea, vokaalmuusikat, et kuulaks, ma ei tea, Manhattan Transferi või täna kuulaks hoopis Hedvig Hansolit või täna kuulaks Liisi Kaikselit või, et mul on see plaadiriiul kodus päris suur ja siis ma võtan üks 10 plaati autosse kaasa ja siis vastavalt meeleolule siis panen ja tavaliselt ma ikkagi kuulan terve plaadi ära, sest ma tean, et nüüd sellele loole järgneb see ja nüüd sellele see ja siis tekib juba see õige tunne ette ja siis saab neid kaaslauldud igasuguseid. Kui öeldakse, et näed, et rätsep on ilma papudeta, siis muusikaõpetaja kohta seda vist öelda saa, et muusika üldse ei saadaks, et see vist on terve aega sinuga koos. On jaa, aga ikkagi on ka hetki, kus ma armastan olla täiesti vaikuses, näiteks õhtul kodus, et kuna mul lapsed nüüd on juba ülikoolides, abikaasa töötab nädala sees Tallinnas, et siis nädala sees õhtuti ma olen üksi ja ma tihti lugu ei pane ei raadiot, ei telekat, lihtsalt olengi vaikuses ja see on nii mõnus, et vahelduseks olla lihtsalt vaikuses, kuna ma elan maal oma majas, siis ei ole ka muid helisid õnneks väga segamas, kui just kass ei tule kräunuma ja midagi oma nõudma, aga see on ka vaete tore. Aga muusikaõpetajana sinu teekond, kuidas alguse sai? Jaa, see on ka selles mõttes täitsa huvitav lugu, et nii nagu enamus noored ju need ikka ütlevad, et never ever õpetajaks on ju. Et ega ei olnud see plaanis küll kohe, kuigi ma õppisin ju tegelikult üldse kõrgkooli tasemel mitte otseselt muusikaõpetajaks, vaid huvihariduse pedagoogiks, ehk siis meil Viljandis oli hästi tugev pedagoogika pool ja siis erinevad kaunikunstid, muusika, tants, teater, kunstialad, nii et me saime nagu hästi laiapinnalise hariduse, tänu millele siis väga paljud meist ongi, kes on siis tantsualal, kes on kunstialal, kes filminduses, kes kus on ja. Aga kuna mul oli muusika huvi suur, siis ma võtsin hästi palju lisaaineid ka muusika valdkonnast, et siis see muusika pool oli nagu tugevam ja siis ma pärast ülikooli lõpetamist läksin tegelikult üldse Jaapanisse laulma, millest ma olen ju ka rääkinud, et olin pool aastat seal tööl lauljana, siis tulin tagasi Pärnusse, siis ma töötasin raadios, et olin nagu sina siin vahepeal raadioreporter, uudiste toimetaja, siis ma läksin teist korda Jaapanisse laulma, siis tulin tagasi, siis olin vahepeal tööl ka vabakoolis ja siis Pärnu muusikakooli tollane direktor Silvi Paradinskas käis mulle ikka päris pikalt peale, et ole hea, et tule tee ikkagi laulutunde Pärnu muusikakoolis, et tol hetkel Marek Talts oli juba seda rütmimuusika osakonda avamas või avanud ja juba midagi seal natukene tegid, ka laulueriala neil ei olnud ja Silvi Paradinskasel oli kindel soov, et ikkagi võiks olla laulueriala ka või vähemalt võimalus laulmist õppida ja siis ma läksin 2008 sügisel siis muusikakooli tööle. Mul oli algul 3 õpilast, lauluõpilast ja siis sealt hakkaski järjest niimoodi kasvama see asi. Et tuli õpilasi juurde ja siis üks hetk Marek andis osakonna juhatamise minu peale üle, sest tema tahtis rohkem tegeleda pillimänguga kui selle osakonna juhtimise bürokraatia poolega. Ikkagi pead tegema mingisuguseid tööplaane, vaatama, kas kõigil on hinded välja pandud ja nii edasi. Et aga mulle see sobis ja kõik see kontsertite korraldamine ja asi, et siis ma võtsin selle osakonna juhatamise enda peale ja siis tekkis bändi juurde, siis ma sain ka bändi juhendamise kogemust
ja nii on ta läinud, aga kuna see ei olnud ju täiskohaga töö, siis lisaks kutsuti mind ka Tammiste lasteaeda lasteaiaõpetajaks. Et mulle on vedanud, et ma pole väga pidanud ise kandideerima, et tööd on tulnud ise minu juurde, et ma olen väga tänulik ka selle eest. Kui aastal 2008, jah, on ju, et ja tänasel päeval 2026, kui suur vahe on õpetamisel ja õpilastel? Väga suur vahe igatepidi, nii vormiliselt kui ka sisuliselt, sellepärast et tol hetkel jällegi ei olnud igal lapsel oma seda nutitelefoni näpus, et info leidmine võttis rohkem aega, lugude leidmine, otsimine ja ütleme ka võimaluste rohkus, mis praegu noortel on. Et see, et kas ta tuleb muusikakooli või ta läheb 20 teise erinevasse huviringi, on ju, et see fookuse säilitamine muusika peal on nagu palju keerulisem. Kuigi jällegi me siin oleme muusikoolis kolleegidega ka arutanud ja rääkinud, et meil on ikkagi vedanud, sest meie juurde tulevad lapsed, kes armastavad muusikat või vähemalt nende vanemad armastavad ja seeläbi võib-olla saame meie ka nendesse seda armastust rohkem süstida, et meil ei ole reeglina mingi korraprobleeme, et ma ikka imetlen neid õpetajaid, kes tavakoolis töötavad, et kui sa oled nagu siiralt tahad õpetada oma ainet, aga tegelikult pead tegelema nagu laste kasvatamisega, et siis see on nagu natukene kurb, et õpetajal võiks olla võimalus tegeleda sellega, et ta tõesti annab edasi oma seda teadmisi ja oskusi, mitte ei pea kasvatama. Aga õpilased on super selles mõttes, nad olid tol ajal juba super väga, ma ei tea, mul on kuidagi vedanud, ma ei taha ära sõnada, aga mul on lihtsalt vedanud, et mul on olnud hästi ägedad õpilased, kes ise on tahtnud, on otsinud juurde materjali, tulevad näema, tahaks seda laulda või proovime seda või ma tegin ise laulu, äge, vaatame, kuidas see kõlab, et kuidagi väga ägedad õpilased on olnud. See aasta nüüd on mul uus kogemus see, et mul on ka natukene nooremaid õpilasi, kui enne oli nii, et ma võtsin alates 13. eluaastast, nii nagu meil on rütmimuusika ainekavas kirjas. Aga kuna mul kolleeg Aita Kaaver läks ära Soomemaale, siis tema väiksed nupsikud jäid meil muusikakoolis nii-öelda üle ja siis me kolleegidega Laura Junson ja Ingrid Rabiga jagasime omavahel need väiksed nupsikud ka ära. Et nüüd on selline uus kogemus, et ongi sellised 12-13 aastased, 10 äkki ka üks, et kes nad võib-olla väga hästi veel ei tea, et mis lugu ta laulda tahab ja on võib-olla natuke rohkem häbelik, et suurtega sa oled harjunud, et ta tuleb tundida, teab, mis ta tahab, sa tead ta nõrkusi, sa tead ta tugevusi, jube lihtne on nagu õpetada sellisel juhul, aga kui on selline noorukene, ei taha ju liiga teha kuidagi, et motivatsioon ära ei kauks, samas kui ta ei ütle ka, et mida ta tahab või mis talle meeldib, siis on jube keeruline leida seda õiget punkti, aga ei, olen ikka vist, ma loodan ikka kõigiga ilusti hakkama saanud. Kui väiksed on siis nupsikud? No minu jaoks ongi need 10, 11, 12 on ikkagi nupsikud veel. Isegi ei adu võib-olla ära, kui suur vahe võib olla 10-aastasel ja 13-aastasel. Ja väga suur vahe. Ja muidugi on ka erinevaid, mõni 13-aastane on väga iseteadlik ja väga täpselt teab, mis ta tahab, teine võib-olla on selline, kes tahab rohkem juhendamist, et on erinevad. Kuidas käib siis lauluõpetajal töö niimoodi hommikust, kui me võtame täitsa tavalise tööpäeva? Esmaspäeva hommikud on need, mis ma saan hommikul natukene kauem magada, et ma ei pea hommikul vara minema tööle. Tavaliselt tõusen kuskil 10 paiku, siis ma vaatan üle nii, kellega mul täna tunnid on, nii kus maal me temaga oleme, kas ma pidin välja printima mõne noodi või pidin näiteks transponeerima teise helistiku, kuna eelmine kord avastasime, et see helistik ei sobi, või siis otsima mingisuguseid tuure laulule, sest õpilane võib-olla laulab küll sõnade järgi, aga minu ajal saatmise jaoks on tuure vaja, et selline eeltöö ikkagi on päris aega nõudev. Ja siis pead ikkagi neid päevikuid täitma ja vaatama ja osakonna juhatajana mul kogu aeg see tiksub kuklas, et nii, et nüüd järgmine kontsert, nii, kas kõik on oma õpilased kirja pannud, nii, nüüd tuleb bändide kontsert, nii, kas mul on Wunderbaariga läbi räägitud, jõuangi kohe juba sinna, nii et jumal tänatud, et meil on Wunderbaar. Et meil ju omal muusikakoolis sellist saali ei ole, kus me saame minna ja teha oma kontserte, et on küll kammersaali kasutamise võimalus, aga see on nii piiratud ja kuna meil on kogu selle bändi nii-öelda kola ülespanemiseks võtab nii palju aega, siis proovid, siis kontsert, siis kõik see tehnika maha võtta, et see võtab terve päeva. Nagu Kait ka ühes intervjuus sinule rääkis, et see tehnika ülespanek on nagu väga suur töö ja kuna me õpetajatena teeme seda ise, siis me peame nagu arvestama, et millal ja kus me seda kontserti teeme, et kui me teeme Wunderbaaris, siis meil on vähemalt see eelis, et meil on nagu lava on paigas, valgus on olemas, et meil on omad pillid küll tuua, aga õnneks Erko stuudio on seal samas kõrval, siis on sealt lähedalt tuua, et see hoiab meil nagu kõva
kõvasti aega kokku, sest ega sellepärast ei anta ju kellelegi vaba päeva, et nüüd kontsert korraldada, et sa pead samal päeval veel vaatama, et ma jõuan veel selle lapsega tunni ära teha, siis ma jõuan transa ära teha, siis ma jõuan vahepeal veel ühe tunni ära teha, siis ma jõuan heliproovi, et selline logistika ime on tavaliselt need kontserdipäevad. Tõlgi palun, jõuad transa teha. Aita kaasa. Transa tähendab seda, et muusikakooli klassist või siis kolleegi Ergo Niidu stuudiost on vaja autosse, õpetaja enda autosse, näiteks muusikakoolis 6. korruselt liftiga, tassida alla klaaver, trummid, bassivõim, kitarrivõim, mikrofoni jalad, ühesõnaga 2 auto jagu materjali, pakid selle autosse, siis sõidad esinemiskohta, siis pakid seal lahti, siis kontsert ära, siis pakid jälle auto peale, siis tood muusikakooli, viid üles klassi ja paned veel ilusti korda ka, sest järgmisel päeval tuleb ju kolleeg tundi tegema, ta ei taha, et sul on klassis soga-poga-joga, et ta tahab, et sul on klass korras, et siis see kõik võtab aega. Et selles mõttes meie tõesti, ma olen ka vist varem väljendanud, kes me neid kontserte vaatame, meil pole õrna aimugi, mis taustöö seal taga on. Taustatöö on ikkagi päris arvestatav. Aga õnneks ma ei ole üksi, et meil on seal osakonnas õpetajaid päris hulgi ja ikka, kes ikka vähegi saab, tuleb appi ja just see, et kui see on seal Wunderbaris, mis on Ergo stuudio kõrval, siis sealt ongi, et iga õpilane võtab nüüd midagi näppu ja saame kohe kambaga sipsti asja tehtud, et ei võta nii kaua aega, kui autodega hakata siin sõitma ja et me oleme ju kuskil mujal ka käinud esinemas, aga ongi see asjade transport võtab siis palju kauem aega ja siis jälle jääb kellegi õpilase tund seetõttu ära, kes ei esine näiteks, et siis on jälle kahju, et tema jälle jääb tunnist ilma. Aga rääkides tunnist, mina ei ole käinud muusikakoolis ja ma ei tea, mismoodi on tund üles ehitatud, siis mismoodi see tund välja näeb? No õpilane tuleb klassi, siis ma kõigepealt ikkagi tunnen huvi, et kuidas tal on läinud, mis meelu on, et kas on äkki mingi haiguse vimm sees, sest mul lauluõpetajana kindlasti vaja ju teada, et kui palju ma teda tohin pitsutada või selles mõttes temast välja pigistada seda häält, et kui tal on ikkagi olnud just hääleprobleemid näiteks või on olnud külmetushaigus, siis ei ole nagu mõistlik väga suruda. Ja siis vaatame, kus maal me oma asjadega oleme, teeme hääleharjutusi, hingamisharjutusi, igasuguseid muid vajalikke harjutusi. Siis tegeleme looga, kui on esinemine tulemas, siis tihtilugu kutsume kas klaveri kitarrisaatja veel kohale, et saaks nagu täpselt nii, nagu laval läheb. Saame läbi teha, et nüüd näiteks tulebki kohe meil siin järjest terve aprillikuu on kontserte täis. 2. aprillil tulge meid Wunderbari kuulama, siis aprilli keskel muide läheme Viljandisse kooli džässile, vaat see on üks oluline asi, millest võiks nüüd ka natukene rääkida. No aga räägime siis kohe. Jaa, vaat kooli džäss on üks nii äge festival, mis on olnud juba 20 aastat Viljandis ja seda korraldas sealne kultuurikorraldaja Aivar Trallmann. Aga tema nüüd kahjuks läks eelmisel aastal taevastele muusikamaadele ja eelmine aasta jäigi see festival ära ja noored olid väga kurvad. Minu õpilased küsisid, et mis nüüd siis saab, ei toimugi koolitšasse, et me ei saagi minna, et nii kahju. Ja siis me nende hakkajamate kolleegidega siis mõtlesime, et et nii ei saa. Et kui lapsed tahavad, siis tuleb seda festivali edasi teha ja õnneks Viljandi muusikakool võttis nagu eest vedada, aga siis mina olen pundis ja on Rütmimuusika haridusliit koos Iivi Rausi Havasaluga ees ja Heleri Viljandi poolt veel meil pundis, nii et meil on üks 4 naiste tiim, kes nüüd siis sel aastal võtsid selle festivali korraldada, mis tähendab nagu päris suurt lisatööd, aga laste nimel, muusika nimel, et see on hästi äge, nii et kellel on veel siis kuupäevad vabad, siis 15–17 on see festival, aga 17 on siis festivali see lõppkontserdipäev, kus tasub kindlasti tulla kuulama noori džässitalente. Nüüd, kui sa tead seda mahtu selle korraldusmeeskonna töö sees, oleksid sa praegu öelnud nagu, jaa, muidugi, õpilased ju tahavad. Ma teadsin teda ette tegelikult. Ma teadsin ette, aga ma ei teadnud seda, et mina andsin nõusoleku teha sisulist poolt, aga ma ei teadnud ette, et finantsiline pool on meil nii kesine. See on päris paras väljakutse praegu, et kuidas nagu hakkama saada. Kui on keegi firma, kes sooviks noori džässmuusikuid toetada, siis olete lohkesti palutud võtma minuga ühendust, et ka oma õlg äkki alla panna. Seal on näiteks noorte džässimuusikute eraldi konkurss, et näiteks sinna äkki tahetakse midagi auhinnaks anda või iga abikäsi on teretulnud. Tööd on sellega kõvasti, jah. Koolidžässist lähemalt minul tausta selle kohta ei ole. Kas see on nagu konkurssi moodi, et kas eelnevalt keegi paneb ennast kirja, et kuidas see nagu õpilastele välja näeb? See on tegelikult eelkõige on ta festival.
festival juba 20. aastat seekord ja selle mõte on see, et tulevad üle Eesti džässihuvilised noored kokku, umbes vanuses seal 14–20 me oleme pannud oma sihtgrupiks, kuigi on kirjas, et alates 12. eluaastast, aga praktika näitab, et enamus on ikkagi seal siuke põhikooli lõpp ja gümnasistid. Et nad tulevad kokku ja nendest moodustatakse koha peal täiesti eksprompt bändid. Nii et nad ei tunne oma bändikaaslasi, näiteks saab kokku Pärnu klaveriõpilane, Viljandi trummar, Tallinna bassimängija ja nii edasi. Ja neid juhendavad Eesti tipp džässmuusikud, ehk siis praegusel aastal meil tuleb Mikk Aasik, kes on väga äge klaverimängija, Karl-Madis Pennar, kes mängib nii kitra kui ka bassi, siis meil on Tobias Tammearu saksofonil, Anli Saniko bassil, et väga-väga äge punt on meil koos ja just see, et noored muusikud inspireerivad siis neid õpilasi noori, sest väga paljud nendest ise on olnud näiteks 10 aastat tagasi kooli džässi osalejad ja siis nad seal õpivad mingisuguseid huvitavaid näiteks džässilugusid ja siis 3 päevaga peavad saama need lood selgeks ja 3. päeval juba nad esitavad neid. Et see on nagu see väljakutse, et kuidas sa suudad uues noorte kollektiivis ennast kehtestada, kas sa suudad nagu mängida üldse, kui sulle võõrad inimesed seal pundis, et sa pead olema enesekindel, et sa mängida suudad ja kuidas see asi siis kõik kokku saab, et see on nagu noorte seas väga hinnatud festival ja festivali raames siis nüüd 14. korda toimub see mänguhiili konkurss, mis toimub siis esimesel festivalipäeval ja see on nüüd mitte kohapeal moodustatud bändidest, vaid need bändid, kes muusikakoolides toimetavad või kuskil iganes juhendaja käe all ja sinna oli vaja ette registreerida, et need registreeritud bändid siis esinevad, aga see ei ole ka nii suur konkurss, vaid ta pigem see, et näidata, mis me teeme, näidata, mis teised teevad ja need samad mentorid siis annavad tagasisidet, jah, tõsi, nad valivad ka ühe nii-öelda parima välja, kes saab siis auhinnaks stuudiosalvestusaja, et nad saavad ühe oma loo salvestada päris profistuudios, et see on nagu suur stiimul, et 2 viimast aastat tegelikult isegi rohkem, minu arust 3 või 4 viimast aastat Pärnu muusikakooli bändid on need võitnud. 2 viimast aastat oli Erko Niidu juhendatav bänd, kes siis said oma loo ka ilusti stuudios salvestatud, et väga-väga äge võimalus noortele. Et siis on ikkagi tänavu Pärnu muusikakoolile väga kõrge sihte seatud, ega ei saa nüüd siis tänavu kehvemini minna. No loodame, teeme ja anname ennast parima, jah. Aga kui noored on olnud sellises vanuses nagu praktiliselt 14–20, siis kindlasti on ju neist juba mõni ka selline, kes on aastast aastasse käinud ja selline mõnus sõpruskond tekkinud. Tekibki ja pärast seda, kui see festival läbi saab, siis ikka kuuled, et suhtlevad omavahel ja käivad kuskil kontserditel koos ja teinekord on lähevad näiteks kas siis Viljandisse õppima, et saavad seal kokku toone, ma tulin ka siia õppima või Tallinnas Mubasse, et sellised sõprussuhteid ja koos musitseerimise on ikka tekinud ja mis on veel eriti oluline on see, et need õpilased saavad ju otsekontakti nende õpetajatega, nende mentoritega, et kui ta on seal kooli džässil olnud näiteks seal Mikk Aasiku bändis, tal tekib näiteks pool aastat hiljem mingisugune projekt, kus ta tahaks ägedat klaverimängida, siis ta julgelt Mikk Aasikuse helistada, et kuule, kas sa saaksid tulla mulle projekti, kui ta ei tunneks teda, siis päris võõrale võib-olla niimoodi ei julgeks minna. Aga kas õpilased julgevad niimoodi enda mentorite poole pöörduda? Kuule, mul oleks äkki sobi vaja. Tänapäeva noored on jube julged, päriselt. Et ma olen ise ka imestanud, et ikkagi väga julged, et ei ole mingit nii suurt võib-olla, ma ei tea, aukartust või hirmu suhtlemise ees, et juletakse küll ilusti minna ja suhelda. Või mul on lihtsalt selliste noortega olnud kokku puude. Aga rääkides Pärnus olevatest võimalustest noortele esineda, et ma olen Kaidult aru saanud, et ega üleliia palju neid võimalusi pole, kui ise neid ei loo. Eks ta nii on, et meie ise peame need võimalused enamjagu looma, otsima koha, kus me saame esineda, tegema õpetajatega selle sama transa, arvestama sellega, et kõik taustatöö tuleb ise ära teha. Et loomulikult oleks väga vahva, kui oleks selline koht, kus oleks kogu bändi vajalik tehnika ja ütleme põhipillid seal trummid ja klaver koha peal olemas. Ma tean, et Templis vahepeal ju oli mingi see jutt, et sinna tuleb, et oleks selline noortele avalik bändiproovi või esinemise koht, et miks mitte, me võiks siis ka sinna minna, kui me ei peaks nii palju asju ise kaasa tassima. Aga kuniks seda võimalust ei ole, siis meil on see väga hea koostöö praegu Wunderbaariga, sest eelnevatel aastatel me oleme käinud erinevates kohtades ja ongi, et
kõik asjad tassid ise kohale, lõpetades isegi sellega, et sa pead, ütleme, publiku alale toole kaasa tooma, kui koha peal ei ole toole näiteks, et siis meil on muusikakoolis need mustad klapptoolid, ma olen 2 auto täie neid klapptoole ka tassinud, kui on vaja, et aga lihtsalt õpetajana oleks jube meeldiv, kui saaks natukene lihtsamalt, et ei pea nii palju tegema seda transportöölise tööd, kuivõrd saaks nagu sisulise poolega tegeleda. Aga kui populaarsed need pealtvaatajate poolt on, et vahetevahel kui nagu kui isegi loen, et näed rütmimuusika osakonna õpilaste kontsert, siis ma mõtlen, et äkki see ei olegi nagu avatud. On ikka, alati me ootame kõiki vaatama, aga meil on ka tegelikult majad alati täis, saalid täis, sest meil on nii palju õpilasi, igal õpilasel ikka tavaliselt 1, 2, 3 tuttavat ema või isa või sugulast tuleb kohale, nii et meil seda probleemi ei ole, et saalid oleks tühjad, saalid on täis, aga loomulikult on ikkagi ka tavakodanikud oodatud, et meil on alati kontserdid on ju tasuta, et me teeme ju ka kontserdimaja kohvikus Cello, on solistide kontserdid väga sümpaatsed, et seal on kohvik on avatud, saab samas võtta kohvi ja väikse saiakese või salati ja nautida siis head kontserti, et kõik on alati oodatud, aga eelkõige jah, me ikkagi, et perekonnad saaksid tulla ja vaadata, mis nende lapsed teevad ja mis meil on ka alati traditsiooniks on see, et me võtame kontserdid videosse, ühelt poolt võib-olla see ajaloo mõttes, et tore arhiiv, aga teisalt pigem ikkagi see, et see on õppematerjal, et me alati tunnis siis pärast vaatame üle, analüüsime, nii, vaata nüüd, kuidas sa siin olid, mis sa tegid, kas võiks äkki järgmine kord midagi muuta, teha paremini, vaata, see oli väga hea, et sa nii tegid, et see videomaterjal, õppematerjaliks on ikka väga hea. Issand, isegi täiskasvanul on kohati ennast keeruline videost vaadata, kuidas lapsed sellega lapsed tavaliselt ei taha ja nad ütlevad, oi ma ei taha, aga ma ütlen, et see on õppimise koht, et katsu mõelda nii, et see ei ole sina, vaid et see on su hea sõber, et sa ei taha talle halba, aga sa võid talle natukene kriitikat teha niimoodi konstruktiivset kriitikat, et vaata nagu see oleks su hea sõber, et siis nad ikkagi oskavad küll öelda, et ahah, see oli hästi, aga see oleks võinud olla paremini, et oskavad küll öelda. Ja on siis näha ka, et järgmine kord on see koht paremini? On olnud, jaa. Aga kui räägida päris pisikeste juhendamisest lasteaias, et kuidas see töö on? See on ka väga armas, see on jälle hoopis teistmoodi, et seal on tõesti mul Tammiste lasteaias olen ma muusikaõpetaja lasteaia pool, et meil on lasteaed algkool, aga mina olen ainult lasteaia pool, et algkooli pool on mul kolleeg Jana Kivisild. Lasteaia pool on siis sõimest alates, et pisikeste sõimelastega ma teen sõimemajas nagu rühmaruumis muusikatunde, võtan kõik oma jänkud ja kõlapulgad ühes ja ukuleled ja teeme seal niimoodi toredasti mänguliselt ja teistega siis peamajas suures saalis, et jah, meil on praegu hästi keeruline selle koha pealt, et ei ole veel koolil oma seda suurt uhket maja, mis loodetavasti poole aasta pärast on valmis, praegu juba maja kerkib, nii et on suur lootus, et ta sügiseks saab valmis, et siis saab nagu natukene lahedamalt seda ruumi kasutada, praegu nii, et nii minu muusikatund lõpeb, ruttu peab asjad kokku korjama, sest kohe tuleb kooli liikumistund sisse ja nii kui liikumistund lõpeb, siis tuleb jälle näiteks jalgpalli huviring sisse ja siis mina vaatan, et kus ma oma asjad midagi veel vahele saaks kellegagi mingi proovi teha, et see ruumikitsikus natukene pidurdab, aga saame hakkama, ei ole hullu midagi ja nende väikeste nupsikutega on ka tore, et see on jah hoopis teistmoodi. Lisaks mul on ju veel põnnikool, kus ma teen beebidega, et kuidagi päris pisikestest kuni tegelikult ka peaaegu solitses heas inimesteni, sest ma teen ka naisansamblid, nõianetsisid veel edasi, nii et naistega on ju ka tore oma, et meil tulevad ka siin kevadel kontserdid, nii et olete sinna ka oodatud, et on nagu ampluaa on suur. Kuidas üldse põnnidele toimub siis see muusika maailmaga tutvusest tegemine? See ongi kõik läbi mängu. Nii toredasti saab, võtad oma need korvid ja kasse kaasa ja kiisud keerutavad tantsu ja kõik saab õpetatud nii rütmid kui ka pillid ja asjad ja õnneks mul on väga head tehnilised vahendid lasteaias, et tõesti nagu kiitus Tori vallale, et saalis on olemas suur ekraan, kus ma saan näidata otse YouTube'ist, mis iganes, ma ei tea, flööti, viiulit, orkestrit, päris palju pille on mul kohapeal seal kappides olemas, nii et ma saan kõigile lastele jagada kätte nii marakad, trummid, kastanjetid, kõlaplaadid, mul on nagu hästi, et vahendeid on, et ainult lase käia ja mängi nendega, et selle koha pealt on küll väga-väga tore. Kui see ampluaa on tõesti nii lai, siis kelle puhul sa tunned, et võt nendega on kõige lihtsam? Kõige lihtsam tõenäoliselt on jah muusikakoolis nende gümnasistidega, sest nemad täpselt teavad, mis nad tahavad.
et siis ongi lihtsalt see, et sa natuke pead pisiasju võib-olla ainult parandama või no õige natukene suunama siit-sealt, et põhitööd jäävad nad ju kodus ära, nad sisuliselt tulevad, lugu on juba selge, ma saan lihtsalt natukene nõuanda, et siin see A-täht võib-olla natukene võiks olla mahedam, et ära nii teravalt laula, on ju. Noh, see on nagu peentöö, väiksematega pead ikkagi rohkem nagu tegema tööd, et oleks noodid puhtad, et diktsioon oleks arusaadav ja nagu seda käsitööd on rohkem, aga gümnasistidega on edasiminek on hästi kiire, et nii paari tunniga lugu juba selge, siis vaata, et saab esinema, saab juba uue loo võtta, väiksematega võtab ikkagi loo õppimine kauem aega, et tekstid üldse pähe saada ja kõik see võtab nagu rohkem aega. Nii tore on kuulda, kui keegi ütleb, et ära laula seda A-d nii teravalt, natuke pehmemalt. Ma ei saa mitte midagi aru, mis see tähendab. Noh, sina ei peagi aru saama, küll need, kes laulavad, nemad said aru. Aga nõianeitsid, tulete mul meelde, kui kaua te olete nüüd koos olnud? Me oleme juba 15 aastat laulnud, me naerame, et noh, mis nüüd neitsid me nüüd enam, et rohkem nagu nõiad, aga või me ikkagi jätkame praegu veel nõianeitsi nime all. Meil oli sügisel väga tore juubelikontsert Sindi seltsimajas, panime väärilise vaheetapipunkti siis oma 15. tegevusaastale ja nüüd me tegutseme ikkagi rõõmsalt edasi. On plaanis minna Türil toimuvale vokaalansamblite konkursile 2. mail ja siis 20. mail meil tuleb siin Raamatukogu saalis avalik kevadkontsert, nii et olete kõik oodatud kevadkontserdile ka. Ja ikka tegutseme ja toimetame peamiselt siis ütleme rahvamuusikatöötlused. Me käisime ju Baltikal ka ja see rahva pärimuspidu Baltika koos jutuvestjate Kännu Jaagu ja tema jutupoistega, nii et me läheme siis juuni alguses veel Tallinnasse Baltika põhipeole oma kavaga õitsilised esinema, nii et on põnevaid projekte plaanis küll. Kuidas nõianeitsid alguse sai? See oli huvitav lugu, et minu lapsed käisid Jänesselja lasteaias ja siis noorema tütre rühmaõpetajate päeva puhul nad pidid tegema mingisuguse etteaste õpetajatega ja nad tahtsid lihtsalt väikest nõuannet, et nad teadsid, et mina olen selline muusikahuviline lapsevanem, et ole hea, tule aita välja, et õpeta meile üks lugu. Noh, ja õpetasin neile ühe loo ja siis kuidagi läks nii hästi ja kõik tahtsid muudkui edasi laulda ja siis kuidagi niimoodi sattus, et jäimegi laulma ja siis nüüd siiamaani laulame. Kui palju teil erinevaid laule siis niimoodi kohe puusalt tuleb? Laule on palju, aga kuna on kollektiiv ka vahetanud, et kui enne oli peaosa lauljatest oli Jänesselja lasteaia õpetajad ja töötajad, siis nüüd on seal neid ainult vist üks, kes hetkel töötab Jänesseljas, et me oleme nagu kuidagi laiali valgunud sealt asutusest, et me laulame Sauga noortekeskuse ruumides, on meil proovid. Et aga erinevaid jah, minu muidugi firmamärk on see, et mulle meeldib teha põnevaid seadeid ja popuriisid, siis naised vahest jälle ikkagi on, et jälle Marge tegi väga huvitava seadega, kas me selle ära ka laulame. Aga no tore on teha ikkagi selliseid midagi erinevaid, mingisugseid nagu omamoodi asju, et sa ei võta kõik ainult üks ühele nii, nagu on kõik laulnud, et tahaks teha midagi kas teistmoodi. Ja nagu näha on nad kõik ära laulnud. jah, kuigi mõned laulud, mis on võib-olla ei ole nii lihtsad või nii kuidagi ei ole neile võib-olla hingelähedased, siis on jäänud nii, et on paar esinemist lauldud ja siis on jäänud see kuidagi repertuaarist kõrvale. Mõned laulud on ju nii, et me oleme tõesti laulnud neid 15 aastat, aga mõned laulud ongi nii, et mõni kõnetab rohkem, mõni mitte, et mõni jääb lihtsalt kõrvale, et aga vähemalt on väljakutse vahepeal vastu võetud, et on vähemalt proovitud pusida ka natukene krõbedavaid lugusid. Ma jäin selle taustal kõigil mõtlema sina ja Pärnu, et sa oled samamoodi hästi aktiivne, hästi avatud olekuga. Mis on see, mis on sind Pärnus hoidnud? Kuidagi on elu nii läinud, et ma olen see Pärnu niimoodi sattunud. Et mulle väga meeldib ka näiteks Tartu linn ja väga meeldib ka Viljandi. Tallinna inimene ma ei ole. Et mulle meeldivad sellised väiksed mõnusad linnad, aga kuidagi jah, Pärnus on ikkagi sõpruskond, on toetusgrupp, et kuidagi jah, see Pärnu on millegipärast mu ära võlunud enda külge, et ei näe ennast küll kuskil mujal, et mulle meeldib käia Tartus teatris või Viljandis sõpradel külas, aga elada nagu küll mujal ei tahaks, et ütleme just nagu laste kasvatamiseks on nagu Pärnu super koht. Et sul on kõik ikkagi käejala juures, laps saab ise kooli, saab ise huviringi, et olgugi, et ma elan ju natukene linnast väljas, aga ikkagi see Pärnu on piisavalt lähedal, et suurepärane koht laste kasvatamiseks. Ongi, et sa tunned siin kõiki neid inimesi, oma valdkonna inimesi, kõiki tead, ei ole mingi probleem võtta telefonitoru, helistada, saad kohe vastuse, sa ei pea
mingite ametlike kanalite pidi kuskilt ootama 14 päeva mingi ametlikku vastust, et siin on kuidagi lihtne asju ajada, et sa ei pea nii pugema ninast kuidagi välja, et kuidas nüüd saab, et see on hästi oluline, et sul on oma võrgustik olemas, just see oma valdkonna inimesed tunnevad kõik, et saad lihtsamini asju ajada. Nii hea, et sa nendest lavalugudest rääkima juba hakkasid. See vähemalt nii palju, kui mina nagu tean, siis mis iganes kontsert, mis iganes näidanud, igal pool sa oled. Et nagu... No see oleks palju öelda, igal kontserdil ja igal näidendil ma kindlasti ei ole. Ma olen üsna valiv 2 põhjusel. Esiteks see, et aega on ju meeletult vähe. Et seda vaba õhtut, millal teatrisse või kontserdile minna, ma tõesti pean nagu vaatama, et kus mul see auk on, kuhu minna. Siis ma ikkagi väga valin, mida ma vaatama lähen. Ja teiseks, rahakoti peal hakkab ka, kui nagu päris igale poole minna. Aga jah, ma käin päris tihti teatris, et... Ja minu eripära on võib-olla see, et mulle meeldivad rohkem võib-olla sellised tõsisemad tükid. Et ma mäletan, ma käisin Pärnus vaatamas etendust Julia, mis minu arust oli nagu väga-väga liigutav lugu ja peaks olema nagu mitte kohustuslik, aga teda võiks nagu vaadata näiteks gümnaasiumi noored õpetuseks, kuidas nagu oma elu või finantsidega toimetades, mis võib juhtuda. Mulle nagu väga-väga see meeldis see lugu ja kuidas see oli lahendatud tehniliselt ja kuidas Karita Vaikerv selle rolli nagu suurepäraselt välja kandis. Ja see oli kavas vist, ma ei tea, kas oli napp aasta aega, see läks juba maha, sest publikut sai köida ja siis mõtlen nagu, kuidas, et aga ongi, maitsed ongi erinevad, et aga igale maitsele midagi, ma saan aru, aga tavaliselt siin Pärnus õnneks on päris palju olnud ka külalisetendusi, näiteks Rakvere teatriga on mul selline huvitav suhe, et mul on väga paljud Rakvere teatri etenduse tükid nähtud, aga ma ei ole kordagi käinud Rakvere teatris, et seal päris teatrimajas ma ei ole käinud, sest kuidagi nad tulevad ise ju külla ja siis kuidagi ei jõua sinna teise Eesti otsa, aga küll ma käin väga tihti Tartus, seal Vanemuises, sest mul vanem tütar õpib Tartus ülikoolis, siis on põhjust minna tütrekesele külla ja siis kas siis koos või üksi minna teatrisse. Mina olen seega, kes käib tihti ka üksi, et kui kaaslast ei ole võtta parasjagu, et abikas on Tallinnas või sõbrannad ei saa, et siis ma tihtilugu käingi üksi, et mina tahan seda tükki minna vaatama, siis sellepärast mul ei jää teatris käimata, et mul ei ole kaasast. Ja kontserdite poole pealt ka, et on palju kontserte, mida võiks minna vaatama ja siis on need, et seda ma kohe kindlasti tahan minna vaatama. No, mille pärast ma seda välja tõin, siis ikka kui oleme sattunud siis jälle üks kontsert ja siis jälle teine ja siis ma loen sinu postitusi, siis ma vaatan, et issand jumal, sa kogu aeg käid, kuidas sa selle aja leiad? Et ma niigi oled hõivatud tegemistega, et kus sa selle aja leiad? Ma tavaliselt isegi ei postita, sellepärast, et muidu võib inimestele jääda mulje, et ta muud ei teegi, kui ainult elab kuskil kontserdile teatris. Et üsna harva ma postitan, et kui tõesti on mingi selline asi, mis ma võib-olla näen, et laiale kuulajaskonnale ta muidu läheb äkki see info kaotsi, et see tõesti oli väga näiteks sama see Tartu linnateatri etendus Lillede Algenorile, suurepärane etendus ja mul oli nii kahju näha, et Pärnus oli näinud pool saali oli täis, et tegelikult nagu see oli nagu nii kõnekas ja südamesse minev lugu jälle sellest hoolimisest, et kuidas sa suhtud teisesse, kes on võib-olla natuke erinev ja nii edasi, jällegi ütleme, terved klassigrupid oleks võinud minna seda vaatama, aga ta oli pühapäeval, arusaadav, et klassid siis pühapäeviti ei lähe. Õnneks ikkagi pool saal oli täis, et piinlik ei olnud, aga lihtsalt see on väärt seda, et rohkem rahvast saaks, et kui te panete tähele, et Tartu linnateater tuleb Pärnus, tulge teatrisse. Aga sinu järgmised tööalased projektid, lisaks nendele, mis me täna rääkinud oleme, kas sul on miskit veel välja tuua, mis on sul endal niimoodi mõtetes või juba ka niimoodi käega katsutavalt? No eks see kevad muusikaõpetajatele on ju kõigil hästi tihe, et lasteaias on lõpupeod, enne seda emadepäeva tähistamised, siis on ju need nõianeitside kontsert, kevadkontsert, mis ma juba nimetasin. Muusikakoolis lisaks sellele, et on tavalised igakuised bändide kontserdid ja solistide kontserdid, on lisaks veel ka lõpueksamkontsert, kus siis need, kes lõpetavad, teevad oma eksamikava, mis veel eriti on selline tähtis ja uhke asi, see on 7. mail Wunderbaaris. Nii et terve see aprill ja mai tõotab tulla väga tihe. Ma olen selleks valmis, aga ma samavõrra ootan ka suve pikka puhkust, et õnneks on õpetajatel see pikk suvepuhkus veel alles, et ma olen oma sõpradele ja kolleegidele öelnud küll, et suveks ma ühtegi tööotsa väga ei oota, et tahaks lihtsalt puhata ja olla, et ma olen selline pigem nagu sprinter, et ma tean, et nii, et nüüd ma võtan ennast kokku ja ma teen selle asja ääres, ma teen selle asja ääres, aga siis ma tean, et mul tuleb nagu puhkus ka, et ma päris sellist maratoni vist ei jaksa enam pidada, et vanus ka juba sealmaal, et tahaks vahepeal nagu lihtsalt olla ka. Aga millal siis veel nautida, kui mitte suvel?
Absoluutselt ja lihtsalt võtta üks hea raamat ja nautida, et praegu kuidagi viimased kuud on olnud nii, et polegi raamatukogusse jõudnud, mul on praegu täitsa piinlik, et tahaks väga juba minna võtta uued raamatud, aga ma olen ennast nagu hoidnud, et kuna hetkel see kooli džassi asi ja palju nagu asju, mis on vaja teha, et lihtsalt on vaja teha ära, et siis hetkel kuidagi jäänud see lugemine kõrvale natuke, aga kibeleb, tahaks. No aga elame siis selle märtsi lõpu, aprilli ja mai üle, siis on ilus suvi ees ootamas. Just ja suvel on nii palju veel etendusi, mida tahaks näha, näiteks Raimond Valgre etendus, mida ma kindlasti plaanin minna vaatama, et suveks on juba nii palju selliseid soove, mida vaadata ja nautida, nii et elu on ilus. On mida oodata, aga võtame sellega kokku, suur aitäh sulle, Marge, jõudu tööle. Aitäh kutsumast.